Ma nimetaks ühe, mis puudutas mõni aasta tagasi ühte muudatust, mis me tegime siin organisatsioonis, mis ei olnud piisavalt hästi läbi mõeldud juba alates minu poolt, ja see ei andnud ka häid tulemusi, ehk me olime sunnitud mõne aja pärast selle endise olukorra taastama. Mis sa õppisid sellest? Ma õppisin sellest konkreetsest juhust siis, õppisin väga palju just sellest muutuste tegemise protsessist, kuidas viia läbi organisatsioonilisi muutusi, kuidas läbi viia suuri muutusi, mis puudutab palju inimesi, see puudutas veel meie kõiki 3 maad ja seal on palju nüansse. Küsida, mis see oli? See puudutas ostuorganisatsiooni. Ma siiski detailidesse rohkem ei laskuks, aga see puudutas ostuorganisatsiooni ja Kas tsentraalselt või lokaalselt? Ei, ta ei puudutanud isegi seda, ta puudutas tegelikult seda, et kuhu divisjoni see vastutus kuulub. Ta sai hanked sai jaotatud ära meil siis hankeosakonna ja logistikaosakonna vahel, mis selgelt ei olnud optimaalne siin meil, kuigi võib-olla toimis Skandinaavias väga hästi, nii et see asi oleks tulnud täpsemalt läbi mõelda, aga ma ütleks küll, võib-olla kõige tähtsam asja selle juures on see kommunikatsioon. Ehk kuidas see uudis kõigepealt, kuidas need muutused, kuidas need protsessid ja kuidas see tagasiside nende inimesteni viiakse, keda see puudutab. Ehk see on see, millest igasugune muutuste protsess ehk change management peaks algama, see tuleb läbi mõelda. Ma ütleks isegi nii, et kui kommunikatsioon on viimase peal, siis mingisugused muud vead võidaks andeks anda. Aga ükskõik kui hästi sa ei tee muid asju, kui sul kommunikatsioon on vilets, siis tõenäoliselt midagi välja ei tule.